täna on siis hommiku vara pühapäeval. Tegin oma matšat ja kohvi jaoks on mul nüüd ikk. Peab vaikselt rääkima, et Jakob magab. Mina pean minema praktika raames siis Kidsfest üritusele. Ma ei ole harjunud üldse nii vara asju ajama. Sügis on kätte jõudnud, aga see on rõve, vihmane, tuuline. Ühesõnaga mukk näkku ei panema ajama. Breakfast on chia pudin või õhtul tegin ette kastas mingi chia ja greka jogurt, natuke karmiima ja vaarikad on sees. Quick and easy ja peaks juba mingi 2 minuti pärast liikuma. Nii, nüüd me oleme jõudnud siis põhimõtteliselt kohale. Kultuurikatel on seal. Hakkab möll pihta. Kell on 9:21. Ma ei ole tavaliselt nii vara kodust väljas. Aga lähme siis vaatame, mis asi see Kidsfest on. Mul on täpselt 0 last. Ja aru saamist, mis asjad on lasteüritused ja ma ei ole väga kindel, kas mulle väga meeldivad lasteüritused. Aga Liis Lemsalu esineb ja mingi loted ja värk on ju. Et kui ma peaks ise niisama minema, siis Liis Lemsalu pärast võib-olla läheks. Muidu nii. Kui seal nagu pilti tegid, siis said selle miksatoote tasuta. Täissuuruses miksatooteks. Nii et jubeju ees, ma tegin selle pildi. No ja üldine süke mingi stuff on ju ja Liis Lemsalu ootus. Igast tasuta nänni ma väga ei julgenud selles suhtes võtta, aga lõpuks ma võtsin selle ühe kohukesega. Ülipõnev klipp on ju siin jälle mina autos ühesõnaga tehtud sai tänane praktikapäev. Natukene võtsin nänni ka kaasa on ju. See oli siuke teema, et kui sa teed seal mingi miksatootega pilti on ju, tagid ära stories. Nüüd te teate vähemalt, miks ma seda tegin on ju. Saad mingi tasuta toota valida. Ma valisin mingi näopesu asja. Mul on kõik näopesu asjad otsas. Siis jagati tasuta ninaspreid, mida mul oli väga vaja. Nii et vaatame, kas see laste oma mulle midagi teeb. Ma vett sai ka. Lähme koju ja vaatame, kas viitsib üldse pühapäeval meil midagi teha. Tuli kinnitus. Kord on heaks kiidetud. Siis. Kuhu edasi peab minema? On ju. Nüüd on minu aeg vlogida. Käib veel influenceritega teenida. Ma küll ei taha olla siin. Siin on küll saatamist asi, mul ei ole üld valutanud aasta. Nii, meil on esmaspäev jõudnud kätte. Vabandan, et see oli maas, aga meil on meal prep'i päev täna. See tähendab, et nad saatsid mulle mealid. Hommikuks ma sain pudru ja nüüd ma peaks lõunat sööma. Seega ma vaatan, mis lõunaks pakutakse. Tulevad niimoodi nad karbikestes. Ühesõnaga lõunatoit peaks siis quinoa vist on kanaga. Viskame selle airfryerisse. Siin on veel, see on väga hea asi, tundub tomati ja juust ja värki. Ja makaronid. Nad oleks nagu uurimustööd teinud enne. Ja siis ma ütlesin, et mul täiesti vahet ei ole, nagu mida te saadate. Peaasi, et ei ole mereannid ja kala. Ja saatsid päris head asjad. Hommikupudru oli päris suur. Aga ma panen nüüd siis selle fryerisse või mikrokasse. Enne trenni tuleb 3. toit ära siia. Can't wait, so excited. See enesesöök. Salad. I am fit. See on päris hea praegu. Täna on siuke päev, et ma lähen siis kompassimajja. Ma lähen tegema siukest asja nagu insuliinitest. Oh shit, auto. Tuleb ikka vaadata, kuule, et ta võiks nagu nüüd siis sõita ju. Nüüd ta lihtsalt venib siin kõrval. Okei, läheme üle tee. Oodan, et trahvi ei saa. Ma kunagi sain trahvi selle eest. Ma läksin punase tulega üle tee. 30 € valentinipäeval. Issand, kui tore. Anyway, insuliinitestiks mul on vaja ära juua siuke pisike potsik. 2 tundi kestab lihtsalt passimist seal. Gonna be fun. Ausalt selle joogi joomine ei olnud üldse nii hull, kõik rääkisid, et see on nagu palju rõvedam ja hullem, aga mul lihtsalt võib-olla korra oli nagu veider, aga muidu oli täiesti suva. Ma siis räägin natukene sellest, miks ma seda insuliinitesti tegin.
et kõik arvasid miskipärast, et see on ainult rasedatele, kõik rasedad kirjutasid mulle, et issand, kas ma olen nüüd rase, millest nad ilma on jäänud. Ei, seda ei tehta ainult rasedatele selle rasedusdiabeedi diagnoosimiseks, seda tehakse ka täiesti tavalistele inimestele, kes ei ole rasedad, ehk siis mitte rasedatele. Tehakse seda, et näha, kas neil on insuliiniresistentsus, ehk siis kõige lihtsamini ma võin selle kohta öelda, et see on selle jaoks, kas inimesel on Ozempikut vaja põhimõtteliselt või ei ole. Ma ei käinud seda ise küsimas, aga kuna mul on endal terviseprobleemid nagu aastatega päris jõhkraks läinud, siis, ja ma olen tegelikult enamus uurimused ära teinud, glükoosivedeliku tarbimine oli nagu üks, mis oli tegemata ja see naistearst siis ütles, et seda võib teha. Ma käisin Medita kliinikus, seal olid räme head arstid, hästi toredad, et seda ma soovitan, kui keegi tahab mingeid asju teha, siis seal on päris toredad arstid. Aga jah, minul on tulemused korras, vähemalt siis, kui ma vaatasin ise neid sealt sama õhtu. Arsti juurde ma lähen alles mingi paari nädala pärast, sest et mul ei olnud varem lihtsalt aega minna sinna, ma ei leia seda auku ja ei klappinud arstiga. Mis ta räägib mulle, seda siis ma saan seal teada, aga ilmselt ei ole seal mitte midagi muud. Aga see arst oli esimene, kes kirjutas mulle lõpuks migreenide vastu rohu. Esimene naistearst, kes ei surunud peale mulle pille, et on mu asju saada korda. Selles suhtes, et ma ei viitsi enam kuulata seda pilli juttu, kui ma kogu aeg ütlen, et ma ei taha. Ja nad on mingi, aga ainukene võimalus, et sul ei oleks nii halb, on pillid. Goodbye. Ozempikut ei saa, peab ikka trenni tegema, on ju. Aga you guessed it, ma olen jälle Viljandis. Seekord sinna uue kahjuks ei saa minna, sest et siuke vihm on. Ja nüüd me tulime siis filmima seda, nagu ma eelmises vlogis ütlesin, me tulime mingeid asju filmima, mis ei jõudnud mul kohale. Milleks mul oli vaja vannituba ja need on õigemini siin. Et nüüd ma proovin siis Wilkinsonile teha mingi video. Siin on väike setup selle jaoks. Mis sellest tuleb? 100% ei oska öelda. Lisaks ma tahan teha seda, chaid. Ja siis chail on siin enda retseptid. Siin on küll siuke, siin on mingi teine see, üldse mingi oranž chai vist peaks olema, aga mul on see tavaline vanilja. Ja ma proovin neid pähkleid filmida. Ja siis äkki ma saan siin veel filmida. Õhtuks tahaks teha Camemberti ahju. Ja jällegist üks vlog lõpeb siin Viljandis vist. Et ma käisin krabas just, tegin hommikul rämerõveda matša endale. Kohvik on mul endiselt peal, kohvi ma ei taha juua. Nii rõve matša oli, et ma mõtlesin, ma lähen ostan krabast, kus ma arvasin, et on kõike selle Whispli. Ei olnud. Eks ma ei tea, kas ma hommikul üldse midagi juua tahan. Kohvi koha pealt nii palju, et mul tunne, et mul pea valutab selle pärast, et ma ei ole nädal aega kohe kohvi joonud. Aga jah. Seal oli igast muud nännitõu, võite minna mingi fake lõhnad ja kõik särke-värki juhtmeid ja põhimõtteliselt seal kõike, välja arvatud siis matša Whisplit. Ma pidin tulema Jakobit filmima jõusaali, siis me oleme Viljandi 27. Kus ta mingit äppi hakkab filmima või no mina hakkan tähe tegema. Lõunal käisime ikka Fellinis ja vaadake seda Who's a Good Boy.